Ma sukeldun pea ees loodusesse, võideldes ookeani kõige ekstreemsemate aladega, et proovida ise toitu jahtida, samal ajal kui hiiglaslikud haid varitsevad allpool. Kuule, see võib olla suur valge haimees. Ma olen missioonil, et leida tabamatu hiiglaslik kuukala. See on sõna otseses mõttes kõige veidram loom üldse ja ta nagu keerab end ümber. Et näha, kas on võimalik üht neist ookeani hiiglastest püüda, puhastada ja küpsetada. Ja see algab kohe praegu. Mina ja poisid, me oleme täna täiega tegutsenud ja meil on praegu üks kõige pöörasemaid päevi. Meil on siin Dusty ja Mike. Täna ongi rünnakukava, kutid. Me tahame lihtsalt näha, kas suudame siin kala püüda ja ookeanist elatuda. Meil on oda ja harpuunipüssid, õngeridvad, meil on koer ka. See on Grit Andi. Nii, me liigume just siia kohta sisse ja ma arvan, et viskame ankru välja. Kuidas paistab, sõber? Kuidas seal kõik tundub? Mehed, me nägime just siin suurt haid. Kuule, see võib olla suur valge hai. See näeb päris võimas välja. Me näeme teda siin üleval. Me jätame praegu hai selja taha, mehed. Sõidame pikirannikut edasi. See on päris võimas hai. Vaadake seda maastikku siin, mehed. See on täiesti hullumeelne. Väidetavalt on see nagu sõjaväesaar ja need kutid on tegelikult oma kalastuspaigast välja aetud, sest nad peavad saart pommitama ja seal laskma ja muud sellist tegema, poisid. Nii et jah, loodetavasti meid siin ära ei pommitata, kui me üritame kala püüda. Kõik korras. Hei, olgu, poisid on praegu varustuses. Nad just hüppasid taha vette. Nagu näete, mul on hülge kostüüm seljas. On aeg vette minna ja vaadata, kas saame süüa. Lähme, beebi! Woohoo! Issand. Wow, selles koopas on umbes 50 romaari. Tulime just oma esimeselt hommikuselt sukeldumiselt ja vaata seda siin. Bonito. Bonita ja väike Sargo. Ma olen siin täiesti eksinud, kutid. Ma ei tea vee all olles isegi, mis pooled neist kaladest üldse on, kui ma vee all olen.
nii et ma hüüan poistele, oi, mis see punane asi on, mis see hõbedane asi on ja kõik muu. Aga lõpuks sain ma selle vinge tegelase siit. Täiesti eepiline. Meil on mõned kalad kirjas, aga see pole see liik, mida me tahame. Naistel on ootused kõrged. Poisid annavad hagu, teevad seda, mida me kõige rohkem armastame. Püüame kala, murdame südameid. Lähme, kõik on korras, ma arvan. Üks poistest sai jälle kala, nii see ongi. See on kaliko ahven. Tegelikult ma ei tea, kui vana sa arvad, et see asi on, aga ei, nad kasvavad aeglaselt. See on ilmselt umbes 20 aastat vana. Ilus kala, vaata selle suud, sellel on nagu suur ämbrikujuline suu. Ja see on natuke nagu suur suuahven. Praegu liigume lihtsalt mööda rannikut. See on tõesti nagu Jurassic Parki tunne. See on hullumeelne. Ma arvan, et me sukeldume täiesti uude kohta, otsime teistsugust kala. Just jõudsime täiesti uude kohta, otse meie selja taha. Seal on paar erinevat kohta ja sööt lihtsalt seisab seal. Ja me töötamegi nende 3 või 4 erineva söödakohaga. Tavaliselt nad lihtsalt ujuvad läbi või viskame neile crackpipe'i. Need väiksed kutid. Ja ole ettevaatlik, kui räägid crackpipe'idest, vend. Lähme vette, poisid, vaatame, kas saame midagi kätte. Issand! Kas te nägite neid tuunesid, kes läbi ujusid? Need olid umbes nii suured. See oli hullumeelne. Ta sai sellega hakkama, vaata seda. Jah, Me peame selle liigi maha tõmbama. ma sain just kui kummituse käest kõige suurema tuunikutid. Nad lihtsalt tulid sisse ja olid tõelised tünnid. Kõik on korras, mina ja poisid oleme veetnud ühe kõige eepilisema päeva. Me oleme sukeldunud. Meil on külmkastis mõned parimad California kalad, aga päev pole veel läbi. Meil on üks ülesanne, üks asi, mida oleme tahtnud teha. Kõik on korras, me hakkame kodu poole minema. Me proovime leida mõne mola ehk päikesekala ja vaatame, kas saame oda sisse visata. Ma olen alati tahtnud ühte proovida. Kuule, kas sa oled kunagi varem ühte neist söönud? Oled proovinud? Ei, ma olen vaadanud nii palju videoid, kus inimesed Jaapanis ja mujal lõikavad seda lahti ja proovivad. Need kalad, need hiiglaslikud päikesekalad, nad istuvad veepinnal ja söövad meduuse. Jah. Ausalt öeldes kõige rumalam loom üldse. On lausa videoid, kus hülged tulevad ja hammustavad neil tükke peast välja. Ma mõtlen, me just sõitsime ühest üle. Välja sõites. Me sõitsime siit lahkudes ühest üle. Poisid on elevil. Me lähme kuukala püüdma. Lähme ja võtame nad kinni. Ilmselt poisid ütlevad, et need on siin ühed kõige tavalisemad kalad. Te näete neid kogu aeg. Neid on igal pool. Neid on siin täiesti seaduslik süüa ja kõik on korras. Nii et mida me teeme on see, et me läheme ja püüame ühe, proovime seda ning vaatame, kuidas see maitseb ja kui see meile meeldib, siis jääb see meie väikseks saladuseks, poisid. Nii, just seda me otsimegi. Me nägime just üht neist hiiglaslikest kuukaladest. Sa näed teda, ta ongi siin otse paadi kõrval. Ta pöörab külje ette, ta vaatab seda ja boom, me laseme ta ära. Me ei tea, kas ta hakkab väga tugevalt tõmbama, me ei tea, kui suur ta on.
nii et me lihtsalt veendume, et vähemalt me ei jääks relvaga hätta ega kaotaks seda. Alati on parem olla ettevaatlik. See on nagu koer hambutuuni ujuk, mida me siin taga välja laseme. Põhimõtteliselt. Ja me hakkame tulistama kuukala. Te võite mõelda, miks me nii palju naerame. See on sellepärast, et kala, keda me tulistame, on tõesti kõige veidram loom üldse. Ma ei jõua ära oodata, et selle asja pardale saan ja teile näidata. See saab olema pöörane. Ilmselt sellepärast elavadki naised meestest kauem, eks? Tõenäoliselt, aga ma usun seda. Me teeme selle ikkagi ära. Lähme. Kus oda läks täiesti läbi. Me saime kuukala. Ma lähen alla! Me tuume ta üles. Issand jumal, see on tõesti hullumeelne. Poisid on sellega hakkama saanud. Me saime selle paadi tagant välja. Täiuslik tabamus minu poolt selle asja peal. Meil on see moola käes. See siin, daamid ja härrad, ongi moola. Poisid on sellega hakkama saanud. See on paadil. Kuule, sa pead seda looma vaatama, mees. Alustame suust. Vaata siia üles, tal on pea. Ainult ema võiks seda asja armastada. Ma ütlen sulle, vaata selle asja suud. See on hull ja tal on sellised 2 suurt nagu tiiba küljes, näed ise. Ja tegelikult kasutavad nad neid selleks, et end vees edasi liigutada ja neil pole peaaegu üldse saba. Jah, siin ees on see peaaegu nagu haikalanahk ja siin taga on see ülilibe mees. Vau, see on hullumeelne. Vaata selle asja suud, Tasti. See siin on tegelikult nagu relvkokk. Ja ta rääkis mulle, kuidas ta tahab välja anda koka raamatu, kuidas seda valmistada. Mõned kõige veidramad olendid planeedil Maa. Nii et siin me oleme, sõber. Palju veidramaks ei lähe kui see asi siin. Milline algus? See saab sinu jaoks täiuslik olema, vend. Sa saad sellega proovida süüa teha. Pean ütlema, vend, milline suurepärane tabamus minu poolt, vend. See on ilmselt kõige halvem hoidmisvõte, mida üldse saada võib. Kui palju seal oli? 3? Seal oli 3, jah. Ja ma päriselt valisin kõige väiksema, sest ma ei tahtnud ühtegi suurt. Need nägid ikka päris hirmuäratavad välja. Ujub minema ja siis ta nagu pöörab ümber ja teed trikke. Jah, vend, kui me sellest mööda paneme, siis mul on tõesti nagu probleemid. See on kõige suurem märklaud planeedil Maa. Saime tehtud. Jah, poisid. Vaata seda täielikku iludust. Ma ei tea, mida sa selle vennaga peale hakkad, aga olgu. Mul on üks palve. Kõik, kes kommentaarides on, kirjutage praegu päikesekala tapjad. Poisid, me oleme päikesekala maha võtnud. Jee! Ta tunnetab seda täielikult, mis saab olema. Nii hullumeelne näha, milline see liha välja näeb. Mis tunne see on? Kas see on pehme? See on nagu... Natuke, võine. Tõesti. Õige võine liha on tulekul. Wow, vaata seda liha, vend. Mis toimub? Wow, vaata selle liha värvi, vend. See on nüüd nagu erevalge, kutid. Pane tähele, et need kalad söövad põhimõtteliselt meduuse, nii et meil pole aimugi, milline liha välja näeb. See saab ilmselt väga imelik olema. See on kõige veidram liha, mida ma oma elus näinud olen. Mis toimub, vend? Vaata seda liha. See on nagu... tarretis, vaata, kuidas see liigub. Jah, sa pead selle kõva osa ära sööma. Isegi koer peidab end. Ta ei taha sellega midagi teha, ta on nagu... Jah, see pole minu jaoks. Süda on seal, sa näed, et see ikka veel lööb. Selle asja peal on nii palju liha. See on nagu tarretis, see on nagu... Tead küll need, mis see on see mullitee asi, mida sa saad jaapanlastelt? Boba?
jah, see on nagu bobatee. Me sõidame kohe dokki, meil on olnud üks hullumeelsemaid päevi ja siis proovime seda kuukala. Te peate nägema, mis maitsega see on. Nii et kohtume seal. Lähme. Tere hommikust teile! Eile pärastlõuna läks ikka päris hulluks mees. Ärevus oli nii kõrge, et otsustasin siia bussi tagasi tulla. Kutid, siin olen ma Ameerikas peatunud, kui olen ringi reisinud ja ma tahtsin lihtsalt oodata ja hommikul värske alguse teha. Ja mida me nüüd teeme, on see, et läheme otse nende kalade juurde, kelle me eile kinni püüdsime. Ma ei tea, mis maitsega see saab olema. Tegelikult olen ma natuke hirmul. Kutid, ma ei hakka valetama, aga võtame selle välja ja hakkame ette valmistama. Vaatame seda liha. Kuule. Ei näinud teid seal koos oma sõbraga. 5 kilo või 10 kilo päikesekala ja see on ainult umbes veerand loomast. Kas sa teed nalja? Vaadake seda asja, ma tunnen end nagu verine jõuluvana ja tema kott. Me oleme tegelikult suure osa lihast ära andnud ja ka Dusty on selle endale jätnud. Ta on tõeline meisterkokk, nii et tema hakkab seda valmistama. Suur tänu neile poistele, kes pidid lahkuma, aga kui te tahate vaadata Dusty ja Mike'i tegemisi, jätan nende sotsiaalmeedia lingid siia alla. Kõik on korras. See on kindlasti üks kõige hullumeelsemaid lihasid, mida ma oma elus näinud olen. See siin on nagu kõhrekiht. See on ilmselgelt nagu päiksekala välimine osa ja siis näete siit seespoolt, sellel on selline kiht, mis on peaaegu nagu tarretise tekstuuriga, näete seda siin. Ja ma arvan, et just see osa siin ongi see, mida tegelikult süüa tuleb. See on tegelikult mõnes maailma paigas delikatess. Ja 17. sajandatel ilmselt Jaapanis sai päiksekala eest isegi makse maksta. Ma ei tea, kas ma saaksin sellega praegu hakkama, aga sooviksin, et saaksin. Nendel päiksekala-tüüpidel on tegelikult üks väiksemaid ajusid loomariigis, arvestades, et nad kaaluvad 200 kilogrammi. Nende aju kaalub vaid 5 grammi. Nad söövad meduuse, neil on suus 4 väikest hammast ja nad võivad kasvada kuni 3 meetri pikkuseks ja 2,5 tonni raskuseks. Nende poiste jaoks on neid päiksekalusid nii palju, et nad ütlesid, et näevad neid iga päev sadu. Ja ma ei võtaks kunagi sihilikult maha ühtki looma, kes minu arvates on ohustatud või midagi sellist. Lihtsalt juhtus nii, et kõik langes kokku ja me sööme praegu päiksekala. Meil on peaaegu nagu uimed, mis aitavad neil vees edasi liikuda. Vaata mind, ma olen ikka päris veidrik. Meil on liha. See on peaaegu täiesti valge ja tarretiselaadne tekstuurilt. See siin on välimine kõhrekiht, mida näed seal. See ongi mola ehk päikesekala. Ja see siin on meie tavaline kala, nii et sa näed kohe erinevust. See siin on väga valge ja pehme. See teine on samuti ilus valge, aga pigem tavalise kala tekstuuriga. Ja nüüd pihistame selle mahlaga kõik üle, nagu näed siin. Hästi, paneme selle kõik siia sisse. Laseme neil umbes 15-20 minutit seista ja kogu mahl peaks püha taevas. Ma juba palvetan Jumala poole, et ma ära ei sureks, aga loodetavasti küpsetab see liha ära. Meil on sibul, meil on tomaat, meil on avokaado, sool, pipar ja meil on ka kala siin ning lõpuks kõige peale meil on Chick-fil-A kaste. Kas sa teed nalja? Need heliefektid, vend. Sheepshead kala. Pole kunagi midagi sellist söönud. Lähme. See on tegelikult hullumeelne mees. Ma annan sellele 10/10. See on 10. See on 10. Aeg on mola jaoks või päikesekala jaoks. Kõik on korras. Proovime ära, neelame selle alla. Ausalt öeldes on see päris hea mees. Sellel pole eriti maitset, see lihtsalt sulab suus. Toores päikesekala, neelame selle alla. Ausalt öeldes on see päris hea vend. Ma armastan teid, kutid, ja ma armastan päikesekala. Sa oled jubi. Kes oleks arvanud, et kõige rumalam loom on üks maitsvamaid? Palun näita oma toetust, pane like ja telli kanalit, kui sulle see meeldis ning kohtume järgmisel metsikul seiklusel. Shiho!